täna siis oleme siin Põlvamaal RMK maadel, siis on siin näide moodsast metsaistutusest. Ma küll ei saa päris täpselt aru. Üks asi, see langi suurus on ka. Siit kui vaadata, siis siin vist on kaks üksust, mitte ei ole nagu üks üksus, et ühe üksuse puhul võib siis see vist olla nagu suurem natuke see langi pindala kui 7 hektarit. Aga siin on mitmeüksuseline ja siin kokku on seda pinda kindlasti rohkem, arvestades see, mis on veel eelneval aastal lõigatud, nii et see on järgnevadne see näide jälle sellest, kuidas RMK seaduse rikub. Ja nüüd siis on siin muidugi nüüd kõige kihvtim näide, et siin on siis nüüd valmistatud maa ette siis nagu metsaistutuseks. Kuhu see taim siin istutatakse? Seda ma küll ei oska öelda ühesõnaga. Aga eks te siis ise saate ju vaadata, et meil tundub üldse siin, et siin Põlvamaal on üldse, mul üks video on ka veel tehtud, kus on mingisugune omapärane metsaistutusvariant. Aga siin metsaistutus, see on küll niuke pehmelt öeldes. Mina isiklikult küll ei saa aru, kuhu need taimed siis peaks nagu istutama, et siia veel lompi või. Kas siin on nüüd siis näide sellest, et ma ei tea, see on siis see moodne mingisugune lapi löömine või mis need augud siin on siis, et need on siis vett täis ja siis siia, ma ei saagi siis aru, kuhu selle taimekese peaks siin istutama, kas siia siis siia vee sisse või siis siia kõrgemale peale, aga et siin on siis see järjekordne näide sellest, kui targad meil need töötajad seal RMK-s on ja kui kihvtilt siis seda pinnast ette valmistatakse ja ma ei saa siin aru üldse, siin on kõigepealt on see, nagu öeldakse, harvester siin kõik asjad tagurpidi keeranud, siis on veel välja veetud, omakorda ära lõhutud ja nüüd, et siis sellest veel nagu vähe on, siis on toodud siia mingi, ma ei tea, mis see on siin, mingi lapilööja või ühesõnaga mina isiklikult küll nagu ei saa aru, aga võib-olla seal RMK-s need targad inimesed, kellele suurt palka makstakse, võib-olla nemad siis on leiutanud mingisuguse uue metsaistutus meetodi, aga siia langi peale ma kevadel tulen küll kindlasti tagasi. Ma tahaks näha siis, et mismoodi ja kuhu siis põhimõtteliselt nüüd see taim siis nagu istutatakse. Aga siis ma siin nagu veedangi natuke rohkem teie aega, et siis te näeksite, et see ei ole võetud langi ühest servast. Terve see lank, neid on siin kirjade järgi mitu, on kokku ikkagi see maa, kus siin nüüd hakatakse nagu istutama, ma arvan, et see on 10-12 hektarit ja siin on, nüüd tekib veel see küsimus, et tegelikult siin kõrval, kus on ka lõigatud päris suur lank, oleks pidanud ennem, kui siia langi peale üldse lõikama tuldi, oleks pidanud siin olema selle metsa tagavara vähemalt nagu 1000 taime hektari kohta ühesõnaga. Aga kohe me jõuame sinna, siin on natuke keeruline nendest mätastelt siin nagu üle minna ja jõuda siis sellest moodsast. Muidugi peab ütlema, et siin on materjali ka nagu päris ilusti tundub, et ei ole nagu probleemi. Ja et siis me näeme siin kõrval, et kohe me jõuame siia ja kohe siis vaatame, et mis siin siis nüüd on. Kas siia on siis kirjade järgi ka midagi istutatud, on siin midagi nagu kasvama hakanud. Siis ma ei saa küll nagu hästi aru, et kus siin nüüd need 1000 taime siin nagu selle hektari kohta on. Midagi on siia istutatud, aga nii meil ikka selle RMK puhul
ühesõnaga kasvama pole siin midagi hakanud. Siin põhimõtteliselt on ainult võsa. Siin on jah, mingid puud siin kasvavad, mingisugused, ma ei tea, mis asjad. No siin on jah huvitav see, et siin pole üldse nagu midagi kasvama. Ma ei tea, kas see ei ole istutatud, siis midagi vagude järgi peaks nagu olema tehtud. See on jäetud isegi mingisugused seemnepuud. Aga noh, tegelik fakt on see, et siit kõrvalt niisugust sama suurt lanki ei oleks tohtinud nagu seadusega maha lõigata, sellepärast et siin ei ole kõrval ja see, mis siin on lõigatud, see on ka niisugune, noh, ma ütlen, et kui see eelmine lank on seal 10-12 hektarit, siis see siin on, muidugi ma ei väida, et see on ühel aastal kõik lõigatud, aga siin ma arvan, et juba üle 20 hektari on seda pinda tähendab. Ja siin, noh, kurat, ma ei suuda küll leida isegi mitte ühte taime, aga noh, siin ta on nüüd natuke kõrgem küll, et põhimõtteliselt ma usun, et kui sellesse alumisse pinda ka muidugi istutatakse taimed, et ega see midagi seal kasvama ei lähe, noh, siin mingid vaod on näha, et siia on midagi, aga ühtegi taime siin vähemalt, ma ei tea, kas on istutatud või ei ole istutatud, kasvama ei ole hakanud, aga noh, see on meil tüüpiline näide jälle sellest järjekordselt, kuidas RMK meil seda metsa majandab ja ilusat juttu ainult räägib ja oma juhtkonnale ainult palka juurde paneb ja aga noh, eks see võib-olla ükskord läheb asi ka nii kaugele, et rahvas lõpuks ikkagi läheb Toompeale ja avaldab oma arvamust selle kohta, et siiamaani küll ei ole ükski erakond tahtnud nagu otseselt seda ette võtta, aga mine sa tea, võib-olla, et mingil ajahetkel Vabaerakond saab nii tugevaks, et ta korraldab selle miitingu ja pöörab sellele tähelepanu, täpselt samuti nagu muule riigi raha raiskamisele. Ega siis raha ei tule seina seest, et nagu siin kuulad neid poliitikuid, just eriti enne valimisi, et mismoodi see raha sealt valge laev, rahalaev varsti Eestisse hakkab jõudma ja kuidas kõik investeerivad. Aga noh, eks see on teie enda vaba valik, kas teile see meeldib või ei meeldi. Aga nii, aga aitäh järjekordselt selle video eest ja ma arvan, et see sügis ma jõuan veel päris hulka neid panna, et ma siin vahepeal olengi natuke nagu, oli siin tervisega väike probleem ja nüüd on jälle see nagu korras ja loodus on see kõige parem asi, inimesed. Jalutage alati seal, see annab tervist tagasi. Aga suur aitäh teile!